Ma esitan teile ühe intrigeeriva küsimuse. Ehk siis, kas see, kuidas te ennast hindate, mis te arvate, kes te olete, on absoluutne tõde või mitte? Ehk siis, enesehinnangust räägitakse hästi palju ja kuidas me ikka peaksime seda tõstma ja et kellel on madal enesehinnang ja kellel on liiga kõrge enesehinnang. Aga keskendume nüüd neile, kes siis ei arva endast võib-olla nii palju, aga tahaksid seda enesehinnangut tõsta. Esiteks mõelge, see, mis te endast arvate, on ju mõjutatud väga erinevatest faktoritest. Alates sündmustest teie elus, mida te ainuisikuliselt muuseas kunagi ju kontrollida ei saa, teiste arvamusest ja hinnangust teie käitumisele, lisaks harjumuspärasest käitumisest, lisaks omandatud uskumustest, arvamustest, mis on teiste poolt teil ju üles korjatud, mitte läbi enda kogemuse omandatud. Ja ka veel sellest, eks ole, et näiteks, kuidas peaks siis käituma või siis toimetama näiteks üks väga edukas ema. Ja kõik need arvamused, uskumused, tõekspidamised on kujunenud meil läbi elu ja olnud mõjutatud niivõrd paljudest faktoritest, et enamasti me ei pane isegi tähele, kes me siis oleme või mis me siis tegelikult oleme. Ja kuidas muuta näiteks, kui teil on madal enesehinnang, seda hinnangut endale, on esimese küsimusena hakata nagu kahtluse alla seadma, miks te üldse niimoodi arvate. Miks te arvate, et ei tule toime? Miks te arvate, et te olete liiga vana? Miks te arvate, et te olete liiga peenike või liiga paks? Miks te arvate, et te ei ole motiveeritud? Miks te arvate, et teil ei ole väärt või te ei ole väärt? See kõik on ju tegelikult ainult üks mõte. Ja seda mõtet kahtluse alla seades me läheneme juba hoopis teisiti kontseptsioonile iseendast. Ehk siis alustage sellest, et seadke kahtluse alla see, mida te siiani olete arvanud ja mis teid piirab. Keskenduge sellele, mida te soovite saavutada ja proovige selles suunas liikuma hakata. Nii et tegutsege.